Ühesõnaga, kuna ma ei teadnud, mida me täna õhtul teeme, siis ma ostsin põhimõtteliselt kõike. Ma mõtlesin, et võiks teha ühe korraliku seaprae. Aga meie ei söö liha. Ainult taimetoit. Ma ei teadnudki, et me hakkame siin mingit naiste õhtut korraldama. Kas sa tead ka, kust see liha tuleb või? Okei. Selge. Siis teeme pigem ühe korraliku piruka. No. Misu? See on gluteen, mul on gluteeni talumatus ja Indrekul on peensooles. Mis asi? Pärmseen. Väga õige, pärmseen. Ja kas te teate, et piimatööstuses on eraldi mädakvoot, mis määrab ära, kui palju udaramäda võib olla 1 liitris piimas? Ära ole totekas. Selge, siis teeme riisi. Meie parasvöötne organism ei suuda seda ära seedida. Ainus asi, mida see riis toidab, on Indreku mis asi? Pärmseen. Väga õige, pärmseen. Kartuli toiteväärtus 0. Ja kartul läheb otse tuharasse. Mitte ainult. Juurviljad, ühepajatoit, tomat, sibul, kapsas. Geneetiliselt muundatud juurviljad ongi suuremad ja ilusamad, et sa tahaksid neid osta. Suhkur. Valge surm. Põhimõtteliselt sama, mis kokaiin. Ma pean teile üht-teist seletama. Istu maha. Maha. Tooliga. Istu. No, istu maha. Kas sa tead, miks sa kogu seda jama endale näost sisse pohmid või? Sest valitsus tahab, et sa teeksid seda. Valitsus. Kuidas on kõige parem inimesi kontrollida? Neid allutada? Just täpselt. Toiduga. Sest me kõik sööme seda, aga me ei mõtle ja nemad teavad seda. Ja nii nad meid mürgitavad ja jälgivad meid iga päev, iga tund, iga minut. Ja isegi praegu. Mis sa segast peksad või? Sa ei usu või? Vaata, mis selle tomati sees on. Mis mõttes vaata, mis seal sees on? Täiesti tavaline tomati. Tavaline tomat, loogiline ju. Vaata uuesti. Ja üks asi veel. Presidendi proua reptiil. Kuule aitab küll tänaseks. Oled õnnelik nüüd või? Läksin natuke hoogu ja... Me võime ju teha ühe korra erandi ka. Teeme täna lihapirukat. Lähen viskan seda ära. Ära muretsi. Mis sa teed seal? Ei midagi. No nii, see oli lõpuks ometi üks hea sketš, sellel oli kõik paigas. Härrased mängisid hästi, tehniline teostus oli hea, sellega oli vaeva nähtud ja Iva oli ka asjas. Ja sotsiaalne kriitika, sotsiaalne sõnum, see oli ideaalne sketš. See oli täpselt selline, et mul on nagu kahju, et ma ise ei teinud seda päriselt. Ja jube lahedad tüübid, hästi mängisid ja kõik. Ja detailid ka, mis olid väga toredad. Detailid on hästi olulised. Ja kõik nibid-nabid ja midagi ei tundunud üleliigne, midagi ei tundunud surutuna sisse. Mul oli lause pooleli, eks? Pooleli oli lause, nii. Kui porruga näiteks lööb inimene teist, siis see on lihtsalt naljakas. Noh, nii on. Niimoodi on. Nii. Oluline lause jäi pooleli, Märt. Aitäh sulle. Jah, võtta heaks. Ja mis me nüüd võtame kokku selle jubeda poole tunni? Või mis ta nüüd nii jube ka oli tegelikult? Vahepeal... 2 korda saime naerda. See oli, no muidugi ikkagi oleme otse eetris, siis on viisakas ikkagi naljasaates natuke naerda. Aga peaaegu 1/3 sellest saatest oli talutav. 1/3, mis mõttes? Tähendab, kui see saade oleks kestnud 10 minutit, see oleks olnud hea saade. Ja me tegime pool tunni, eks ole, et see on ikkagi jube ja 180 sketši, see on 4 tundi, üle 4 tunni talumatut jama. Ja võtame siis selle asja kokku, et loodetavasti presidendi kõne on vähem naljakam, kuigi seal võib juhtuda, et on päris rohkem naljakas, jaa. Aga... Ja
kuna tegemist on ikkagi tujurikkujaga, siis... Ilusat kooseluseadust. Kooseluseadus. Kas sulle läks ka natuke kõvaks? Veits.